Kas me oleme kuulda? Väga hea. Okay. Tere hommikust kõigile siin saalis ja tere hommikust teile, kes te meid veebi vahendusel vaatate. Oleme täna siin Teaduspargis Tehnopol ja suurepärane põhjus, kuna täna toimub Teaduspargis Tehnopol linnakupäev. Et kes veel on kodus voodis ja ei tea, mis tänase päevaga peale hakata, siis kindlasti tasub tulla siia Mustamäele ja vaadata, kuidas linnak toimib, kes siin töötavad ja mida me igapäevaselt teeme. On lubatud, et tuleb lõbus päev. Nii et aega on veel siia tulla ja liituda terve päeva üritustega. Aga mina olen Piret ja töötan siin Tehnopolis aastast 2018 tervisevaldkonna juhina. Ja Teaduspark Tehnopol on keskkond, kus innovaatilised ettevõtted saavad oma häid ideid teoks teha ja kogu maailma sellega ka paremaks muuta siis. Ja meie fookuses on kaks hästi erinevat ja samas hästi omavahel seotud valdkonda. Need on rohetehnoloogia ja tervisetehnoloogia ja tegelikult kolmandana neid ühendava ja hästi olulise valdkonna on ka meil targa linna ettevõtted, kes teevad lahendusi targa linna valdkonnas. Aga täna on meil siis fookuses vaimne tervis ja tervisetehnoloogia selle taustal. Ja täna on tulnud siia siis minuga vestlema Kadri ja Ott. Tere teile! Tervist! Ja Kadri on Triumph Healthi asutaja ja meie tervisetehnoloogia kogukonna Connected Health Cluster pikaaegne liige ja hästi aktiivne panustaja. Ja Ott jällegi on vaimse tervise koalitsiooni esindaja. Võib-olla siis alustame sellest, et te mõlemad ütlete enda kohta paar tutvustavat sõna ja ütlete ka selle, Ott, anna nüüd andeks, kuidas te olete jõudnud vaimse tervise juurde, et miks see teema on teie jaoks oluline? Mina jõudsin vaimse tervise juurde tegelikult selliseid erinevaid käänakuid pidi. Teema selline suurem teadvustamine tuli minu jaoks sellel perioodil, kui ma tegelikult ise töötasin õpetajana ja tajusin, et kui me tahame sellist paremat ühiskonda luua, aga paremat haridussüsteemi luua, siis me vajame vaimselt terveid inimesi. Eriti loomulikult tundsin seda puudujääki selles, kuidas vaimse tervise tugi jõudis minu enda õpilasteni. Ja sisuliselt ma olen seda probleemi oma elu, pühendanud oma elu sellele, et seda probleemi lahendada. Ja selles mõttes olid erinevad käänakud, mis tõid mind siia VATEC-isse ehk siis Eesti vaimse tervise heaolu koalitsiooni. Ja nüüd siis minu selline igapäevane töö ongi torkida erinevaid inimesi, et õiged muutused aset leiaksid, et tuua kokku õiged inimesed selleks ja leida neid lahendusi, mis suudaksid meie vaimse tervise süsteemi kaugemale viia, inimesteni viia. Ütle paari sõnaga ka, et mis on vaimse tervise koalitsioon, kes sinna kuuluvad? Vaimse tervise ja heaolu koalitsioon on meil selline siis alustasime tegevust 2013 aastal ja see on siis erinevaid vaimse terviseorganisatsioone ühendav selline katusorganisatsioon. Et meil on seal praegu natuke 40 liikme, kõik siis nagu juriidilisest isikust liikmed. Et seal on inimestel võib-olla tuntumatest on peaasjad, on ka Eesti noorte vaimse tervise liikumine, Triumph Health ja meie selline fookus või meie organisatsiooni olemus siis ongi see, et me võtame selle oma liikmeskonna sellise teadmise, kogemuse, ekspertiisi kokku ja sünteesime sellest sellise nagu visiooni valdkonna tulevikuks sellised prioriteedid, millega tegeleda ja oleme need, kes veavad seda huvikaitsetööd seal eest selleks, et mõjutada seda poliitika kujundamist. Nii et kui organisatsioonidel enamasti endal on raske näha neid hoobasid selleks, et seda valdkonna poliitikat kujundada, siis meie oleme need, kes üritame just need hoovad nagu nähtavamaks teha, need inimesed ja need sinna lähemale tuua ja samas ka aidata neid õigeid liikumisi ellu viia. Ja samas just see väga oluline aspekt on see nende samade liikmesorganisatsioonid, aga tegelikult ka laiemalt, et valdkonna organisatsioonide vahel sellise sünergia leidmiseks, et see koostöö toimiks. Kadri,
Kuidas kujunes sinu töö vaimse tervise teema juurde? Kas enne tuli ettevõtlus või oli see teema, vaimse tervise teema juba varem sinu jaoks oluline? Tervitused ka minu poolt. Minu jõudmine vaimse tervise valdkonda on olnud väga sirgjooneline. Alustasin, ma olen juba lapsest peale teadnud, et see on minu valdkond kuidagi, nii et psühholoogia õpinguid ma alustasin pärast gümnaasiumi. Olen teinud siis kliinilist tööd, olen teinud akadeemilist tööd ja jõudnud siis innovatsiooni ja viimased 5 aastat fokusseerinud sellele. Ja mul on erinevad rollid olnud kanda vaimse tervise valdkonnas nii psühholoogina kui akadeemikuna, aga kõige huvitavam ja kõige põnevam on ikkagi olla innovaator. Räägi paari sõnaga ka oma iduettevõttest, mida te teete? Meie tegelikult alustasimegi siis rohkem kui 5 aastat tagasi sellega, et pakkuda lastele vaimse tervise tuge. Meil oli siis psühholoogidest koosnev meeskond, kellel olid suured ambitsioonid selles osas, et mida lastele pakkuda selleks, et nad võtaksid iseenda tervise eest aktiivse rolli, aga kuidas seda teha, me ei teadnud. Ja siis me hakkasimegi lastega erinevatest kultuuriruumidest siis tegema selliseid kohtumisi ja fookusgruppe, mille põhjal siis tuli välja, et mänguline keskkond ja mäng on see, mis lastele meeldib, see on nende jaoks turvaline, intuitiivne. Nad tahaks, et ka selline toetav asi või vaimse tervise teema jõuaks endale läbi mängu. Ja nii oleme me siis loonud vaimset tervist toetava mängu, mille eesmärk on siis laste elukvaliteeti parandada ja vaimse tervise probleemi ennetada. Ja kasutusel on see mitmes riigis juba. Ma võib-olla ütlen ka paar sõna enda tausta kohta, et minu jaoks on ka vaimne tervis nii inimesena hästi oluline, aga mul on ka hästi valusaid kokkupuuteid süsteemiga või siis kokkupuuteid sellega, kuidas süsteem tegelikult ei ole valmis ja ei saa aidata, kui inimesel on ikkagi tõsiselt häda käes. Et sind päästab siin ainult see, kui sa oled ise tank ja suudad läbi suruda teatud asjad, aga me teame ju, et vaimse tervisehädadega kimpus olevad inimesed pahatihti ei pruugi olla need kõige tugevamad asjaajad just. Jaa, ma hüppaksin kohe just selle mõttega sisse, et siin ongi selliseid vastuolusid meie enda ühiskondlike hoiakutega selle osas, et meil on väga suur ootus, et inimesed võtaksid enda eest alati seda vastutust. Ja ühelt poolt see on väga õige ja samas me peame alati mõtestama seda, et kas kõik inimesed on igal hetkel valmis võimelised seda vastutust võtma selliselt, et see nende endi huve teeniks. Ja vaimse tervise vallas minimaalselt ma ütleks, et siin on väga palju küsimuse kohti, aga väga tihti on ikkagi see, et inimene, kui me räägime näiteks sügavast depressioonist, siis ta tegelikult see initsiatiivi võtmine ei ole see, mida ta tegelikult suudab teha. Ja siin meil ongi selline, et kui me ehitame süsteemi inimese enda vastutuse peale puhtalt, siis me jätame abita väga palju, kes seda kõige enam vajavad. Kadri, mul on naljakas seda lauset välja öelda praegu, aga me kõik teame tegelikult, et ennetus tähendab seda, et hilisemad kulud ilmselgelt on väiksemad. Kas sina oma akadeemiku karjääri jooksul oled kindlasti nendesse numbritesse sügavamalt sisse vaadanud ja oskad võib-olla välja tuua, et mida õigeaegse ennetusega võiks säästa süsteemi jaoks siis, rääkimata siis inimesest? See on väga tähtis küsimus tegelikult, et kuidas me saame kulusid kokku hoida läbi selle, et me paneme siis fookus ennetusse ja tõeliselt ka tegeleme ennetusega, mitte ainult see ei ole paberil, vaid ka teeme seda päriselt, et tehnoloogilised lahendused tegelikult aitavad siin hästi palju ära teha, et on startup'e või idusid, kes ütlevad, et nemad suudavad kuni 91% kuludest kokku hoida, kui siis nende platvormi rakendada. No, need on üsna suured sõnad, aga võib-olla olekski tähtis rääkida tegelikult sellest, et mis komponentides see kulude kokkuhoid ikkagi siis koosneb. Ja kui me võtame ühe digilahenduse, mida rakendada, mille fookus on ennetusel, siis seal on 3 osa, mida me saame ära teha. Esimene osa sellest on siis see, et ongi kulude vältimine pikas perspektiivis, et kui me päriselt suudamegi ennetada mingite probleemide väljakujunemist, siis ei tule nendega kogu elu tegeleda. Et need kulud on ühiskonnale ja tervisesüsteemile palju väiksemad. Teiselt poolt
kui me räägime sellest, et rakendada digiteenuseid, siis need, kellel on varajane sümptomaatika või need inimesed, kellel ei ole veel vaja sellist väga mitmekülgset traditsioonilist sekkumist, neile saab pakkuda siis kõigepealt sellist digitaalset sekkumist, mis aitab siis kulusid kokku hoida, sellepärast et seal ei ole inimkomponenti taga, et tihtipeale on need siis sellised autonoomsed lahendused ja kõige tähtsam osa tegelikult igasuguse ennetustegevuse juures on ka see, et pikas perspektiivis on võimalik siis ressursse ümber jaotada ja ressurssi ümber jaotada sedasi, et need, kes on kriitilised juhtumid, saavad traditsioonilist abi jätkata ja saavad sellise siis eriarsti tasandil kiiremini abini ja tegeletaksegi teraapiaga ja tegeletakse väga sisukalt siis nende kriitiliste juhtumitega, et need on tegelikult need 3 osa, mida ennetustegevus nagu laiemalt siis hõlmab ja kust need suured sõnad tulevad, et kuni 90% või 91% võimalik kulusid kokku hoida. Selle ennetusega vaimse töö raames tegelikult ma natukene tajun ka seda, et me peame võib-olla ennetama seda hetke, mida me veel ei näe tegelikult. Võib-olla diabeedihaigel me saame aru, mis hetkel võib hakata juba risk realiseeruma, aga vaimse tervise puhul need märgid on ilmselt natukene hägusamad ja neid on keerulisem märgata, et Ott, kas oskad välja tuua siin mõnda head lahendust või lähenemist, et kuidas lahendada asja, mida sa ei tea, et on olemas veel? Võib-olla kõigepealt võttes sellise nagu laiema vaate ka uuesti selleks, kui me räägime just sellisest universaalsest ennetusest, ehk siis ennetus, mis jõuab nii-öelda iga inimeseni mingis kogukonnas. Et hea näide siinkohal on võib-olla, et kui me räägime koolist, et kuidas me muudame seda elu iga inimese jaoks selles koolis, iga õpilase jaoks seal koolis selliselt, et see ennetaks sellist vaimse tervise probleemide teket. Ja samas oluline on ka mõista seda, et kui me investeerime sellesse vaimse tervise probleemide ennetusse, siis me ei investeeri lihtsalt sellesse, et meil oleks tulevikus tervemad inimesed ja vähem kulusid vaimse tervise probleemide ravile, vaid tegelikult see on üheaegselt tegelikult ka selline uimasti ennetus, kriminaalse käitumise ennetus. Et praegu tegelikult ongi, et valitsus poole pealt on tulnud siin kevadel selline otsus, et erinevad sellised valitsuskomisjonid, kes tegelesid nii uimasti ennetusega, lastekaitsega, seal olid mingid erinevad fookused veel, kohe ei tulegi kõik meelde, aga nende tööd ühendatakse selleks, et tegeleda sellise universaalse ennetusega laste seas sellise kollektiivselt, sest tegelikult need asjad muidu, et me ei pea tegelema tingimata eraldi uimasti ennetuse ja vaimse tervise probleemide ennetusega või kriminaalkäitumise ennetamisega, vaid me tegeleme nende kõige ühiselt. Nii et kui me seal koolis seda sellist vaimse tervise probleemi ennetame. Ja kuidas me saame seda teha, on tegelikult väga palju selles, et kuidas me vähendame selliseid erinevaid vaimse tervise riskifaktoreid ja tugevdame neid kaitsefaktoreid. Et riskifaktoriteks näiteks võib olla negatiivsed suhted või väljakutsed enda emotsioonide reguleerimisega ja kaitsefaktoriteks jällegi siis vastupidi, eks ole, et kui mul on toetavad suhted oma kogukonnas, kui ma oskan paremini toime tulla oma emotsioonidega. Ja neid võimalusi on siin erinevaid, võib-olla üks, mis välja tuua, oleks koolis selline VEPA mänguprogramm, mis siis on põhimõtteliselt see, et see on viis või metoodika, kuidas õpetaja viib tunde läbi, kuidas ta juhib õpilaste käitumist selleks, et ootused oleks selged, õpilased teaksid, mida teha ja selle võrra loodakse klassis turvalisem keskkond, mille tulemusel on ka nende endi vahelised suhted paremad. Et tegelikult me loome tervemat ühiskonda, me ei tegelegi niimoodi sellega, et me hoiame siin ära sinu depressiooni, vaid me loome sulle tervemat elukeskkonda, kus paremini ennast tunda. See on kõik, mis me teeme, see on miski, mis me tegelikult tahame terves ühiskonnas näha. Ma korra ütlen siia vahemärkusena juurde, et meil on Facebook Live'i all ka võimalus küsida küsimusi, saata sinna oma mõtteid, nii et ja kui ma ka ei jõua neid vestlejate käest neid küsimusi küsida, siis need jäävad sinna Facebook Live'i alla ja leiavad siis vastused hiljem teie küsimused. Nii et kasutage julgelt ka seda võimalust sekkuda siia keskustellu.
Tulles tagasi nüüd selle ennetuse ja tehnoloogia võimaluste juurde, siis ma näen tegelikult, et selle kaudu on võimalik ressursse natukene ümber ka jagada. Praegusel hetkel ju tegelikult on tohutu koormus ja ilmselt nii vaimse tervise õdedel kui psühholoogidel, psühhiaatritel, ja samas me teame kõik seda, et neid ei ole lihtsalt füüsiliselt nii palju, kui neid vaja on. Ja minu küll ilma igasuguste numbriteta ennustus ütleb, et ega neid väga palju juurde nüüd lähiajal tulema ka ei hakka. Nii et selles suhtes olukord ei muutu, ressursid jäävad samaks, aga me oleme kuulnud ka neid trende ja oleme ka ilmselt näinud seda, et see vajadus järjest kasvab. Nii et tehnoloogia võiks olla siin ju ometigi see võtmesõna, mis aitab natukene neid ressursse ümber jagada, et Kadri nõustu või lükka ümber? Jaa, absoluutselt, et tegelikult ma räägiksingi lastest jälle ja sellest, et kui suur on potentsiaal tehnoloogial siis just lastele suunatud lahenduste väljatöötamisel, sellepärast et kõik erialakirjandus, teaduskirjandus toob selle välja, et igasugune sekkumismetoodika, mida välja töötatakse, et see peab olema vastama siis sellele sihtrühmale. Lapsed väga palju kasutavad tehnoloogiat, nad on palju targemad ja nutikamad sellest kui täiskasvanud, teavad täpselt kuidas selle ära häkkida, aga mida me saame teha, on see, et me siis näpistame seda väärtuslikku aega, mida nad ekraanide taga veedavad ja kasutame seda kasulikult ära ja viime siis nendeni teatava kas ennetusstrateegia või sekkumisstrateegia. Et ongi näidatud tegelikult ka seda, et 50% vaimse tervise häiretest kujunevad lapseeas välja, investeeringu tasuvus on sedavõrd suurem, mida varem me saame sekkuda, et sellepärast see laste temaatika on väga oluline ja teiselt poolt ka see, et kuidas juba lapse arengut toetada selles osas, et ongi, et me räägime heaolust laiemalt. Probleemilahendusoskused, motivatsioon, enesega rahulolu, kõik sellised teemad, mis vajavad rohkem läbirääkimist, pidevat julgustamist ja sellist nagu kinnistamist lastele ka, et tekiks üldse see võimalus, et me saaksime vaimse tervise asjadest rääkida natukene avatumalt, sest traditsiooniliselt meil Eestis ei ole see õhtusöögilaua jutt olnud, aga see peakski muutuma ja see, kui me sellest avatult räägime, on asi, mis muudab tegelikult hästi palju süsteemi. Võtt? Jaa, selles mõttes selline tehnoloogia kasutus kindlasti on kahtlemata siin valdkonnas selliseks oluliseks tulevikusuunaks ja nüüd ongi, et ma ei ole selline üüratu tehnooptimist. Ma olen kindel, et me saame siin leida nagu efektiivsusi, me saame siin leida võimalusi, kuidas need digitaalsed tehnoloogiad mitte nüüd otseselt ei ole ise need sekkumised üksinda, vaid pigem, et nad on tööriistad nende spetsialistide tööriistakohvris, kes suudavad rakendada neid selleks, et ka siis näiteks ka vaimse tervise häirete ravis või siis sellises tõesti varajases sekkumises, ka ennetuses, jaa, et lihtsalt seal peab arvestama minu silmis seda, et on väga oluline selline sotsiaalne aspekt nii sellel raviteekonnal, aga kui me räägime näiteks koolis selle õpilase keskkonnast, siis see, kui see õpilane üksinda, eks ole, tegutseb nende tööriistadega, omandab mingid oskused, see on talle kasulik. Aga väga oluline on ka see, et missugune on see keskkond tema ümber. Eriti laps on ju väga tugevalt mõjutatud sellest, et mis on tema kodune keskkond, mis on tema koolikeskkond, muud sellised põhikeskkond, millega ta kokku puutub. Et me peame seda samuti seal märkama ja selle võrra näiteks see õpetaja roll kindlasti jääb oluliseks, samamoodi ka loomulikult lapsevanema roll, eriti lapsevanema roll vaimse tervise probleemide korral. Et oleks need sotsiaalsed suhted, ja mis loovad selle keskkonna, kus need tööriistad leiavad oma parima rakenduse. Aga selles ma olen väga nõus, et ma ei julge ennustada, et meil neid vaimse tervise spetsialiste juurde ei tule, aga see, mis me unistame, et kui palju neid spetsialiste tingimata võiks olla, ma ei julge sellele panustada ja ma pigem panustan sellele, et loome selle süsteemi, kus me kasutame neid olemasolevaid spetsialiste efektiivsemalt ära, vähendame nende töökoormust nende asjadega, mida nad pidevalt võib-olla, mille me saame delegeerida
kas siis digitaalsetele vahenditele või ka teinekord teistele spetsialistidele. Et siin on võib-olla hea näide on see, et Anne Kleinberg, kes siis on siin Tallinna Laste Psühhiaatriakeskuse juht, et tema tõi välja, et suur osa tema tööst on nendel patsientide vastuvõtul ikkagi nõustada neid patsiente selle osas, et kuidas rakendada tervislikke eluharjumusi. Sest vaimne tervis on meil ju väga seotud sellega, mis meie igapäevased harjumused nii sportimises, toitumises, lihtsalt suhtlemises. Et väga suur osa tema tööst ongi selle osas nõustamine, et see psühhiaatri töö ju ka ei ole puhtalt või kaugeltki see, et ta nüüd kirjutab ravimeid välja, vaid ta ikkagi see raviprotsess on nii mitmekülgne. Aga kui meil on need tööriistad, mis aitavad selliseid lihtsamaid igapäevaseid asju võib-olla isegi edukamalt rakendada, olete mingi äpp, muu tööriist, mis suunab regulaarselt seda last või inimest üleüldiselt rakendama neid samu õppetunde, mis on psühhiaatriga kokku lepitud. Et see järjepidevus on ju seal oluline, see igapäevane tugi saab sealt tulla sellest äpist ja vähem fookus läheb seal psühhiaatri vastuvõtul sellele, et seda sama tuge pakkuda. Tõsi, aga kui me nüüd, siin on, ma arvan, et selles faasis vaimse tervise tööriistade juures on kindlasti peaasi on võib-olla üks hea näide, mida välja tuua, kus siis inimene tõesti saabki tuge või siis natuke oma teadmist täiendada ja natuke tuge oma mõtetele. Aga kui me oleme jõudnud juba sinnamaale, et need momendid on mööda lastud ja see soovitus, et jaluta värskes õhu ja söö tervislikult, on juba jäänud natukene hiljaks inimese jaoks. Ja tegu on ikkagi juba tõsiste diagnoosidega, vaimse tervise häiretega. Varem välja toodud depressioon tegelikult on üks kõige levinumaid ja ilmselt ka võib-olla rahaliselt ühiskonnale kurnavamaid mõjuvaid diagnoose. Et kuidas siit edasi minna? Küsin kohe hea retsepti, et siis me saame klastris rakendama hakata seda. See on loomulikult äärmiselt mitmekülgne küsimus või kuidas selle läheneda, aga samas ma tahan välja tuua seda, et ega need samad, see liigu rohkem, hoia sellist päevast rutiini, ürita hoida sellist stabiilset uneaega kas või. Et need asjad ei ole kaugeltki vähem olulised nende tõsiste diagnooside korral. Lihtsalt küsimus on selles, et kas need üksi on piisavad. Aga teistpidi, kui me räägime näiteks, et inimene vajab ravimravi, et see ei tähenda, et me võiks, et okei, kui me panime nüüd need ravimid peale, inimene kas siis võtab näiteks antidepressante, väga hea, või mingi periood võib see vajalik olla, aga tal on sinna juurde vaja ka muud tuge, et kujundada need eluharjumused, mis tal võimaldaks sellest olukorrast välja tulla. Et ma üldiselt proovin võrrelda just neid antidepressante näiteks sellise uppujale sellise päästerõnga viskamisega. Et nii, väga hea, see on oluline sellel hetkel, ta vajab selleks, et nii-öelda pinnal püsida, aga meil on ikkagi vaja õppida ujuma, et sellest olukorrast välja pääseda. Et see vajab sellist mitmekülgset lähenemist. Kadri, mõned päevad tagasi toimusid Kärajad, kus me siis tegelikult arutasime täpselt seda teemat, et kuidas sellised rakendused võiksid jõuda laiemate inimesteni ja just selle vaatenurga alt, et ja küll üks on see tehniline teostus, et kuidas neid ellu viia, aga teine on ka see, et kes selle teenusest maksab ja kuidas neid rahastada. Sind seal laval seekord ei olnud, aga ma annan sul praegu võimaluse oma arvamus välja öelda. Et mis me peaksime muutma siin oma tervishoiuteenuse osutamise süsteemis selleks, et need rakendused jõuaksid hädas olevate inimesteni? See on hästi hea küsimus. Ma võib-olla natukene veel lisan kõigepealt Oti sõnadele juurde sellest tehnoloogia panusest ja tegelikult sellest, et kuidas ükski inimhing füüsiliselt ei suuda võtta inimesi käekõrval ja neid läbi elu vedada nii-öelda. Aga tehnoloogia saabki olla see, kes hoiab selle fookuse vaimsel tervisel või mõnel muul valdkonnal, mis on inimese jaoks oluline. See on igapäevane järjepidev harjumuse jõud on väga suur ja see, et tekikski see harjumus, selleks saavadki igasugused tehnoloogilised ka väga väikesed lahendused palju ära teha.
et see on nagu see koht, mille osas me peaksime ka oma meelelaadi ühiskondlikult muutma, mis on ka selle rahastamise, et kui me jõuame selle rahastamiseni, sellepärast, et praegusel hetkel me räägime kaugteenusest sedasi, et see on justkui nagu videosild kahe inimese vahel, et seal on inimkomponent alati, aga tegelikult kaugteenus või teenus, mis on digitaalne, ei pea olema inimeste vaheline, vaid see võib olla ka algoritmipõhine. See võib täiesti vabalt olla nii, nagu meie enda lahenduse puhul ongi see, et selle inimkomponenti selleks, et seda administreerida või selleks, et seda kasutada, seda ei ole vaja, ükski täiskasvanu ei pea seda monitoorima, sellega tegelebki laps ise, et võimestada last. Ja kuna me teeme seda läbi mängu, et see väga tugevalt sellist uudistavat käitumist toetab ja laps tahabki rohkem aru saada oma iseendast ja oma vaimsest tervisest ja see on nagu selline metoodika, mida rakendada küll, aga see ei lähegi lihtsalt praegu mitte ühegi sellise teenuse alla veel, et seda ei ole olemas sellist võimalust algoritmipõhist kaugteenust või digitaalset teenust rahastada. Aga me liigume sinna suunas ikkagi, et oleks erinevad metoodikad võimalik ka keskselt rahastada, kas siis haigekassa kaudu või siis mõnel muul moel avalike institutsioonide kaudu, aga sellel teekonnal praegu toimub väga kõva töö ja ma arvan, et see on hästi suur koht ka kõikidele kuulajatele, kes võib-olla on ise vaimse tervise eksperdid või mõtlevad, et ka lihtne näiteks küsimustike digitaliseerimine või sellised väiksemad innovatsioonid oleks väga vajalikud ära teha, et siis võttagi sellest sõnasabast kinni ja tegelikult hakatagi looma innovatsioone juurde ja testima ja püüdma tegelikult selles valdkonnas võimalikult palju ära teha, sellepärast et mida rohkem selliseid võimalusi on, seda rohkem me saame arutada. Ühiskonnas tekib samamoodi see arutelu, mis sobis või mis ei sobinud, meil tekib avatus. Ja need hirmud, mis on seotud erinevate tehnoloogia pakkujate teenuste rakendamisega, need siis ka vähenevad ja vähenevad ka nende otsustajate jaoks, kes teevad rahastamisotsuseid. Avatud diskussiooni on vaja. Me oleme nüüd rääkinud ennetustööst ja võib-olla siis ka patsiendist ja diagnoosi saanud inimesest, aga ometi enamus juhtudel on nad ikkagi nii õnnelikus seisus, et nad ei ole üksi. Ja on ümber neil kas siis hooldajad, eestkostjad, vanemad, õed ja ka nende kaasamine kogu protsessi on tegelikult ju hästi oluline. Ja erinevalt Otist olen ma olen ka täiesti veendunud selles, et alati ei pea olema digi see, mis päästab maailma, et vahest on ka mõne lihtsa protsessi ümbervaatamine, analoogprotsessi ümbervaatamine tegelikult toob suurt kasu. Aga ma ise olen oma olukorrast lähtuvalt, ma olen aru saanud seda, et see tehnoloogia oleks võib-olla aidanud mind palju paremini olema kursis erinevate ravivõtete ja muude ja see tulemus oleks olnud võib-olla parem. Et kuidas sa suhtud sellesse, et kaasata omakseid, kaasata sugulasi sellesse protsessi lähedasi ja mis võiksid olla näiteks siin need ohud sinu silmis võib-olla, et kui me lähedased laseme ka sinna protsessi juurde? No selles mõttes nii, eks väga mitmetahuline muidugi, üritan mõelda nii seda sellisest nii-öelda klassikalise teenuse vaates, kus meil on teenuse pakkuja või selline ehk siis nagu inimene pakub seda teenust versus see, et see on selline digitaalne lahendus. Et mul on väga raske endale ette kujutada seda digitaalset lahendust, mis kaasab edukalt ja päris iseseisvalt kaasab seda näiteks, kui võtame selle lapse, siis tema ümbritseva perekonna, aga ka täiskasvanu puhul, eks ole, on ju oluline, et kuidas tema perekond toetab teda, olgu see siis otseselt tema abikaasa, tema lapsed või siis tema vanemad, tema õed, vennad. Et sellised tehnoloogilise lähenemise puhul mul on võib-olla natuke keeruline ette kujutada seda. Ehk on siin see Kadri, kes oskab nagu seda välja tuua ja näha seda lahendust. Aga hüppan korraks selle spetsialistide poole peale, et spetsialistide poole pealt ongi, et meil tegelikult on enamik spetsialiste ikkagi üritab omada ka sellist nagu laiemat vaadet, ammugi pereterapeudid, eks ole, kes teevad sellist laiemat süsteemivaadet, vaatavadki seda inimest, tema väljakutseid selles perekonnasüsteemis. Ka psühhiaatrid, eriti kui me räägime lastepsühhiaatritest, nemad
nemad ikkagi väga nagu tungivalt tahavad ikkagi seda, et neil oleks see perekond selles raviprotsessis kaasas, sest nad saavad ka aru, et ega see laps, need probleemid, et need lahenevad koos sellega, kui seal keskkonnas on see tugi olemas. Nii et nagu pigem mina näen probleemi selles olukorras, kus spetsialistid ei saa või ei taha kedagi laiemalt kaasata. Nii et selle võrra ongi minu jaoks jällegi võib-olla minu puudus, et ma ei näe seda tehnoloogilist lahendust seal päris nii, et jällegi ta võib tuge pakkuda minu silmis, aga et kas ta saab olla see põhilahendus. Ma võtan sõna suust kinni siis, et tegelikult üks innovatsioon, mis on Eestis töös praegu, ongi siis mõeldud täiskasvanutele siis selleks, et toetada neid raviteekonnal, et see tehnoloogia oleks see juhtumi korraldaja või see käsi, kes aitab alati ja patsiendi nõusolekul on ju võimalik seda võrgustikutööd korraldada täpselt nii, nagu patsient seda soovib ideaalmaailmas. Et ka lähedased võiksid olla osa sellest meeskonnatööst ja see on ka üks eeldusi tegelikult selle platvormi väljatöötamisel, et ei oleks ainult esmatasand ja eriarsti tasand kaetud, vaid et oleks ka lähedased ja võrgustikutöö laiemalt, sellepärast et mis on hästi tugevalt süvenenud selle koroonapandeemia ajal on self-neglect või iseenda unarusse jätmine. Sellepärast, et me oleme tihtipeale, ühiskond liigub nii kiiresti edasi, me oleme nagu oravad rattas ja see ratas justkui läheb järjest kiiremini edasi ja kust näpistatakse aega, näpistatakse iseenda arvelt ja jäetakse tegelikult ennast unarusse, kuni tekib ka lootusetus ja kogu selline must ring, millest on siis lõpuks juba väga keeruline välja saada ja väga tihti on lähedased need, kes märkavad ja lähedased need, kes suunavad ja proovivad kõik teha selleks, et tegelikult patsient jõuaks ravini, et ta jõuaks selle sekkumiseni, nii et lähedasel on väga oluline roll ja see peab olema nagu vähemalt selle uue innovatsiooni väljatöötamise raames ka selline keskne koht platvormil. Ma haakun lihtsalt sellega väga tugevalt, mis sa ütlesid just see, et see tehnoloogia sellise juhtimi korraldajana. Minu arust see on kindlasti üks oluline tulevikusuund. See on vägagi selline koht, kus tehnoloogia saaks olla väga oluline toetuspunkt, sest nagu me siin ennist rääkisime, eks ole, et kui see inimene me eeldame, et ta võtaks ise oma raviteekonna eest vastutuse, aga kui ta on selles nõrgas seisus, kus ta tegelikult seda teha ei suuda, siis see juhtumi korraldaja, kes tegelikult sõlmib kokku kõik need erinevad võimalikud vaimse tervise teenused, mida sellel inimesel võiks vaja minna ja aitab tagada selle, et see hetk, kus meil on üleminek ühe spetsialisti juurest teise juurde, kas või see, et inimene kohtus oma perearstiga, nad said aru, et et oleks vaja minna teraapiasse, kohtuda kliinilise psühholoogiga. Ja pannakse isegi äkki see aeg kinni, aga et kus on see tugi selle inimesele, et ta jõuaks sinna, sest see hirm tegelikult tihti minna selle järgmise sammu juurde on võrdlemisi suur. Ja see kas või see väike selline meenutus või et ka see, et seal on meil selline võimalus rääkida, et kas see inimene jõudis sinna, perearst teab, et kuule, et minu patsient kas jõudis või ei jõudnud sinna ja kui ta ka näiteks siis, kui ta ei jõudnud, ma saan talle helistada, rääkida, julgustada teda, et need sammud on olulised seal. Eestis me oleme väga uhked selle üle, et meie tervise infosüsteem on juba funktsioneerinud 10+ aastad ja seal on tohutus koguses andmeid. Ja me sinuga paar hetke enne seda salvestuse algust ka vestlesime sellest, et arstil on nendest andmetest kasu, aga nagu siin välja tuli ka tegelikult on patsiendi ümber tohutult laiem võrk, kes ju tegelikult ei pääse nendele andmetele ligi ja kellel ei ole sellest suurt midagi kasu ja isegi neid ümbritsevad võrgustikku on ju vaadajad rohkemgi kui seda konkreetset teenuseosutajat. Et millised oleksid sinu, panen nüüd oma soovi nimekiri paika, kes võiksid ja mis asjus nad võiksid pääseda ja kuidas nad võiksid pääseda patsiendi andmetele ligi, ilma et siis patsiendi privaatsus saaks riivatud?
Ütleme niimoodi, et ma nagu terviknimekirja kindlasti ei julge anda, sest siin on nii palju selliseid olulisi asju, mida kaaluda, sest inimese andmete kaitstus ja nende privaatsus on oluline ja et me peame igasuguste selliste nagu sammude juures, me peame seda austama. Siiski ma näen seda, et meil on, eriti kui me räägime, et meil on tervise infosüsteemid, eks ole, kuhu saavad siis ligi tervishoiutöötajad, aga et kui nüüd ei ole inimene enam tervishoiutöötaja, siis ta ei saa nendele andmetele ligi, mis on loomulikult põhjendatud ja iga spetsialist, kui me räägime näiteks siin, et enamus vaimse tervise teenuseid rakenduks meil rohkem sellisesse sotsiaalvaldkonda, eks ole. Aga näiteks, et kui me näeme, et kliiniline psühholoog on ikkagi meie silmis tervishoiusüsteemi osa, aga ta ei ole ametlikult tervishoiutöötaja ja nüüd ta ei pääse selle andmebaasile ligi, siis me loome sellist duubeldamise protsessi, me loome sellist ka nagu andmelekke olukorra ka, sest kliinilised psühholoogid tihti suhtlevad näiteks nende perearstidega, kes oma patsiendid sinna kliinilise psühholoogi juurde saatsid, suhtlevad meili teel. Et see info jõuab psühholoogini ja psühholoogilt tagasi perearsti juurde selle kohta, et mis on toimunud, mis vastuvõtud on olnud. Et loomulikult mitte nüüd see, et mis me täpselt rääkisime, et see jõuab samuti tihti mingitesse alternatiivsüsteemide kaudu tagasi perearstile. Tihti on selleks e-mail ja see tekitab meil selle olukorra, kus siis perearst peab selle sisse kandma ja duubeldama seda tööd, mis psühholoog juba tegi. Et siin on meil vajadus kas või selleks, et need spetsialistid, kes toetavad seda inimest, saaks kas või sisse kanda seda, et mida nad on teinud ja samas nad võiksid ikkagi näha vähemalt selle probleemi keskselt, et mida nemad aitavad lahendada, et nad näeksid selle probleemi keskselt, et mis abi see inimene on veel saanud, et nad mõistaksid, kuhu selles süsteemis asetub nende tugi. Ja need spetsialistid seal, ma kindlasti ei üritagi anda siin täielikku nimekirja, aga me ikkagi võiks rääkida sellest, et kohaliku omavalitsuse tasandil sotsiaaltöötajad, kes tihti on sellesse raviprotsessi või vähemasti võiksid olla sellesse raviprotsessi seotud, et kaasata, sest nemad on väga olulised ka selleks, et kaasata selles kogukonnas olevaid teisi abilisi spetsialiste, et näiteks pereterapeudid, näiteks loovterapeudid, et erinevad sellised rehabilitatsiooniteenused, et inimene suudaks seal, et näiteks pärast seda vaimse tervise häireravi, oletame, et inimene näiteks oli psühhiaatriakliinikus ravil, nüüd tuleb tagasi oma koju, tal on seal vaja tuge, et uuesti kohaneda oma keskkonnaga, seal edukalt hakkama saada ja seal on meil väga palju spetsialiste sellega seotud, kes saaksid seal toetada, aga nad on infosulus ja nad ei saa ka sellist väga hästi süsteemselt tagasi anda seda infot. Kadri, me oleme nüüd rääkinud sellest, et tehnoloogia võiks olla toeks ja teda peaks kasutama, aga mul on nüüd sulle selline küsimus, et kes see kõik seda tegema peaks nüüd siis? Et kuidas me sellele probleemile nüüd läheneme, et kes peaks nüüd rakendusi arendama? Kas need on eraettevõtjad? Võib-olla peaks olema riik, kes teeb turvaliselt suured lahendused, kõigi jaoks ühesugused. Et milline on sinu lähenemine siin? Mina väga toetan igasuguseid eraalgatuslikke ettevõtmisi just sellepärast, et tegelikult kui tekib ka valik turul, siis see on inimese jaoks väga võimestav leida just see lahendus, mis on tema jaoks kõige vajalikum. Ja kui me räägime erinevatest platvormidest ja üldse andmetest ja kõigest, et andagi, patsient alati peab ise ju andma nõusoleku ja ise, et kuidas need andmed võiksid liikuda ja mida täpselt kasutada ja võib-olla integreeridagi erinevaid digilahendusi, mis on tal selle raviteekonnal kasulikud olnud, millest on saanud tuge, et tihtipeale lihtsalt avaliku innovatsiooniga on see, et see
paraku võtab väga pikalt aega, aga eelkõige, kui me räägime lastest ja noortest, siis nende eelistused, nõudmised ja vajadused kasvavad nii kiiresti, et väga keeruline on sellist suurt süsteemi hakata nagu laste toetamiseks ümber ehitama või üles ehitama, sellepärast et aasta pärast see võib olla juba iganenud ja laste puhul on see, et nad on väga kriitilised ja nad on selles suhtes ka väga ausad, et kui neile midagi ei meeldi, nad avavad korra, nad ei tule sinna enam tagasi, mis tähendabki seda, et see asi, mis on efektiivne paberil, ei pruugi olla seda reaalelus ja tähtis on see, et need asjad, mida me töötame vaimse tervise toetamiseks välja, on päriselt mugavad, kasutajasõbralikud ja inimesed tahavad neid kasutada ja nad saavad sellest abi. Et eraalgatuslikel ettevõtmistel lihtsalt käib see protsess kiiremini ja õpitakse oma vigadest kiiremini, sest see võimalus on lihtsalt olemas, et teha kiiremat progressi ja viia turule võimalikult kiiresti lahendused ja samamoodi siis täiendada neid kogu aeg ja jooksvalt, et kogu info, sisu, funktsionaalsus, et kõik oleks ajakohane, et see jääks ajast maha, sellepärast et eelkõige nagu laste puhul on see, et neil ei ole seda tahet, neil ei ole tahet, ükski laps ei lähe otsima ärevuse äppi näiteks, et nad tahavad lihtsalt normaalsed lapsed olla, nad tahavad mängida, käia koolis saada oma sõpradega kokku ja nad ei lähe, isegi kui nad teavad seda, et midagi on natukene valesti, võib-olla nad arutavad natukene kodus, kui see võimalus on, aga nad ei lähe otsima, neil ei ole seda tahet, nagu täiskasvanutel teinekord on, et ma lähen otsin endale kaalu langetamise äppi. See tähendab seda, et mul on tahe, ma tahan kaalust alla võtta ja ma lähen otsin seda äppi. Ja isegi kui see äpp on igav, siis ma olen selle otsuse teinud, et ma nüüd olen sellel rajal ja ma kasutan seda. Ja tegelikult see ongi nagu see, et tegelikult inimese see, mis peas toimub, on palju olulisem kui see tehnoloogia ise, eks, et kui sul on ka eesmärk ärevust vähendada täiskasvanuna, siis sa leiad, kui loomulikult selles mõttes olenevalt sellest, et mis tasemel sa oled oma diagnoosi mõttes või kui sügaval ka augu mõttes, et võib-olla kõige sügavamal lihtsalt, mida saab teha, on see, et jalad tugevalt lihtsalt põhja lükata ja hakata üles tulema. Ott, teie koalitsioon on hästi tihedas koostöös erinevate riigiasutustega, et kas sul on head retsepti, et kuidas selliseid palju osapooli eeldavaid ja kaasavaid lahendusi võiks riigiga koostöös ellu kutsuda ja arendada? Kas just head retsepti, aga ikkagi teatud kanaleid on, eks ole, et Kadriga siin on tuttav, et meil on Eestis selline algatus nagu Accelerate Estonia, mis võiks toimida sellise hea platvormina, mis toob kokku ühelt poolt sellised erasektori algatused, valmisolekut innoveerida mingit valdkonda, pakkuda mingit laiemat teenust ja samas, et luua selleks koht siin Eesti sellises väikses riigisüsteemis, selline anda platvorm arenduseks ka testimiseks ja siis liikuda edasi kaugemale. Sest kui me räägime sellest stsenaariumist, mis Kadri siin tõi, et erasektoris arendused võiksid tulla, mida ma olen väga nõus, et mina väga kardaksin seda, kui me arendame uue tervise infosüsteemi laadse koljati, kellega siis pärast võidelda, et näed, et see lahendus, et see ei ole enam ajakohane, kas siis selle poolest, et ta ei ole toimiv või siis sellepärast, et ta ei ahvatle kedagi, keegi ei taha seda puutuda. Et ühesõnaga, et seda lahendust mina ei julgeks küll nagu survestada või otsida, vaid pigem ikkagi see, et me leiame sellise avaliku ja erasektori partnerluse võimalused. Aga ma arvan, et selleks, et need võimalused oleksid meile taskukohased, me peame ka nägema seal seda rahvusvahelist arenguvõimalust. Ja selles mõttes on see Accelerate Estonia programm seal väga heaks selliseks pinnaseks, mille pealt töötada. Nii et iseenesest Eestis neid mudeleid vaikselt on, me peaks neid edasi viljelema, vaatama, arendama ja leidma täiendavaid võimalusi. Et kui praegu ongi seal selline vaimse tervise innovatsiooni programm käigus, siis loodetavasti jõuab Accelerate Estonia selles vaimse tervise ringi mingi hetk uuesti tagasi, aga see on oluline, et sinna tuleksid loomulikult ka teised ministeeriumid taha toele, et
Sotsiaalministeerium kahtlemata ja ka Haridusministeerium, kes iseenesest on praegu seal kaasa mõtlemas, aga et ma ei julge öelda, et nii-öelda näiteks Sotsiaalministeeriumil on selline inglisekeelne väljend skin in the game, et nad ise tunnevad seda vastutust ja vajadust, et see peab õnnestuma, muidu meil on halvasti. Ma toon siia Accelerate Estonia juurde tegelikult ka klastritegevused, mis võib-olla ei ole nii suure, kuidas ma ütlen, selle tsükliga, sest meil saab tegeleda sellega vaimse tervise probleemide lahendamisega, kui on hea idee. Saab tulla tegelikult iga päev, et ei pea ootama mingisuguseid suuri vastuvõtukoole ja koore, et saab liituda meie tegevusega iga päev. Ja mida meie siin omalt poolt pakume on see, et kui sa tuled hea ideega, sa ei pea seda arendama üksi ja nullist. Me pakume taha mentorvõrgustikku, me pakume taha kontakte. Kadri on ka ise meil mentoriks, et saab rääkida, kui lihtne või keeruline on ühte tehnoloogilist lahendust, kas siis vaimses tervises või mõnes muus vallas turule tuua. Ja see sama aspekt, mis sa Ott tõid, et jaa, kindlasti peavad need lahendused, mis turule tulevad, siis lõpuks ka jõudma väljapoole Eestit, sest tõsi ta on, et Eesti jaoks ainult lahendust luua ei ole majanduslikult üldse mitte mõttekas. See kõlab kurvalt, aga nii ta paraku on. Jaa, et me peamegi oma riiki natukene käsitlema sellena, et kuule, et me oleme võrratu testimismaa, aga me ei saa olla kellegi ärimudel. Ja samas jällegi tõesti hästi nõus, et need seesugused klastrid, et nad ühelt poolt on nad võrratud sellised teenuste arendamiseks, kiirendamiseks, et need tõesti loodaks meile, aga samas see toob kokku seda know-how'd, seda teadmust, et kuidas neid asju arendada ja kuidas me saame Eestis need tööle panna. Ka see, et kuidas me kaasame seda riigisektorit, et seda võimendada. Et üldiselt Eestis naljalt ei leia seda ruumi, et meil oleks ühe sama teenuse jaoks 10 erinevat äppi, mis omavahel konkureerivad. Võtame võtame kirjad sellisest haridussektorist näite, et e-kool, põhimõtteliselt iga kool kasutab. Palju meil teenusepakkujaid on, sisuliselt 2. Meil on e-kool ise, mis on selle suutnud ära brändida edukalt, eks ole, ja siis on Stuudium. Ühesõnaga need 2 sellist, et meil ei ole küll monopol, aga meil on selline duopoly, et seal nagu sellises loomulikus konkurentsiolukorras Eestis ei pruugigi palju tekkida neid, et me peame looma neid võimalusi, et kuidas me saame tekitada neid võimalusi rohkem ja neid välja müüa. Ja samas on ka see väärtuslik koht, et vaadata, et aga mis me saame sisse tuua. Et kõik innovatsioonid ei sünni ju ikkagi Eestis, kuigi õnneks päris suur hulk tulevad siit. Sa tahad, Kadri, siia midagi lisada? Ma tahan lisada seda, et väga head mõtted ja väga õige ainukene asi, mida ma kardan ise hästi palju ja mida ma nagu ka üritanud sõnastada, on see, et mis on näiteks idufirmade valdkonnas juhtub, et me olemegi Eestis hästi innovaatilised ja väga kihvt on ja ka tervisevaldkonnas tuleb üha huvitavamaid initsiatiive peale, aga kuna Eesti ongi nii väike, siis ka need lahendused teinekord, mis on Eestis välja töötatud Eesti inimestega koostöös, nad ei jõua siin turule ja nad ei jõua siin isegi selleni, et nad on eesti või vene keeles olemas, et nad ongi inglisekeelsed näiteks, aga vaimse tervise lahenduste puhul on ääretult oluline, et need lahendused on emakeeles. Me ei saa rääkida oma väga või süveneda oma väga sügavatesse vaimsetesse teemadesse selles keeles, mis ei ole meie esimene keel. Ja see on üks koht, mida kindlasti vaimse tervise ja üldse tervise innovatsiooni osas arvesse võtta, et need kõik vägevad teenused ja ägedad innovatsioonid, mis tulevad Eestis, oleksid ka eesti ja vene keeles olemas. Jaa, hästi nõus, et see on see suur vajadus ja siin me isiklikult ei näe väga muud võimalust, kui et riik peab ka ikkagi seda nagu oma rolli seal nägema, seda vastutust võtma, et näha ennast selle nii-öelda arengu toetajana, et reaalselt finantsiliselt ka nagu investeerima sellesse, et kui neid asju välja arendatakse, et aga arendame, testime seda siis siin eesti keeles reaalselt, eks ole, aga see nõuab lisarahastust ja ka see väga väärtuslik väljavaade on ka see, mis Kadri siin varasemalt on toonud, et kuidas me saame vaadata neid digitaalseid teenuseid kui tervishoiuteenuseid.
et kuidas see ta toimib nii selle kaugteenusena ja kuidas me saame seda reaalselt haigekassas rahastada, see veel on kõige nagu selline parem vaade, et siis me isegi ei räägi tingimata sellest, et riik paneb mingi X summa mingi startupi alla, kes arendab midagi, et siis kas me saame sealt midagi tagasi või mitte, et ta on nii, et kuidagi umbärane, vaid ei, me reaalselt ostamegi teenust sisse. Et see on nagu väga hea läbipaistev viis seda teha ka. Aega vaikselt tiksub oma rada ja ma võib-olla tõmbaks nüüd seda juttu natukene koomale ja siin on kõlanud hästi palju häid mõtteid ja ma annaks teile mõlemale siis selliseks lõpustatemendiks või lõpusõnaks võimaluse, mis on need 3 päris sellist konkreetset asja, mida kas teie oma igapäevatöös peate oluliseks teha või kutsute inimesi siin saalis või ka veebilahendusel üles tegema selleks, et ellujäämiskursus vaimse tervise vallas lõppeks edukalt ja meil oleks head lahendused selleks, et seda ravi toetada ja ennetustööd. Ma võin alustada sellest, võime kordamööda ka teha, vaid see on selline väga huvitav küsimus, õhku visata meile siuke purakas, aga tegelikult üks asi, mida ma tahaksin kõigile südamele panna, ongi see, et võtke iseenda jaoks aega, keegi teine ei anna seda aega, võtke iseenda vaimse tervisega tegelemiseks tõesti aega, täpselt need ka väljas liikumised ja kõik need asjad, et ükskõik kui loogilised need ei tundu, kui seda ei tee ja kui see enda eest ei hoolitse, siis tulebki lõpuks tegeleda tagajärgedega ja tuleb tegeleda sellega, et siis tervis juba ütleb, et nüüd sa võtad nii kauaks aja maha ja me ei räägi enam nädalatest, vaid me räägime väga pikast ajast, kui me räägime näiteks läbipõlemisest. Et tuleb seda aega ise endale võtta, mitte keegi seda teine seda ei anna, ei paku ja ise tuleb seda teha ja kasutada erinevaid neid tehnoloogilisi võimalusi, mis on juba olemas. Täiskasvanutel on selles mõttes hea olukord, et kui inglise keeles selliseid heaolu toetavaid lahendusi kasutada, mis ei ole nagu päris diagnoosist alates, vaid just selleks, et hoida oma fookust vaimsel tervisel, kui inglise keelega saab hakkama, siis tegelikult on päris mitmeid häid ka tasuta lahendusi ja kasutada ära kõiki neid häid materjale, mis on olemas meil internetis eesti keeles olemas, nii lahendusneti kui peaasjade poolt välja töötatud, sellepärast et ka see on innovatsioon ja digitaalselt edastatud materjalid ja samamoodi videovisiidid, mida nad pakuvad tasuta kuni 5 korda, et kasutada neid võimalusi ära, sest et selleks, et luua ka kontakti vaimse tervise eksperdiga, ei pea väga halvasti olema. Võib olla ka väga hästi selle eesmärgiga, et ennetadagi probleemide väljakujunemist, et ma arvan, et see on minu poolt kõik. Ma on tunne, et Kadri ütles kõik paremad asjad ütles ära, vähemalt selle osas, mida inimene saab iseenda jaoks teha, sest need on tõesti täpselt see, et on tarvis enda eest hoolitseda ja natuke jõudes tagasi natuke selle juurde, enda eest vastutuse võtmine. Ja siis võib-olla ma tooksingi sinna juurde selle, et toetada ka neid, kes ei ole, eriti just enda lähedasi, kes ei ole võimelised enda eest seda vastutust võtma. Ja jällegi alati tuleb meeles pidada, et kuidas ma hoolitsen või toetan teist ja samas hoolitsen ka enda eest. Et me ei saa lõpuni välja, eks ole, kellegi teise eest seda vastutust võtta, aga me saame toetada neid nende vastutuse võtmisel. Ühelt poolt on see ka lihtsalt ärakuulamine, et see ärakuulamine ja see võime tegelikult kuulata. Võime kuulata on maru harv asi, et see on see, et kuulata ja olla vait ja kuulata või maksimaalselt kaasa noogutada ja pöörata täit tähelepanu. See on maru raske oskus, aga see on miski, mis väga-väga palju aitab ja et see juba annab väga palju abi ja samas, et see vajadusel julgustada seda abi otsima või ka kas või minna koos selle inimesega koos sinna kas siis olgu see psühhiaatri vastuvõtt, olgu see psühholoogi vastuvõtt või on see miski ka muu, et seda tuge on seal vaja. Et seal osas me peaksime vaatama, et olla seal kaasas. Või näitena tuua, et ma ise olen õpilasi, kui ma olin õpetaja, tegutsesin ikkagi
ühelt poolt nii-öelda käe kõrval viinud koolipsühholoogi juurde ja käe kõrval viinud ka lastekaitse juurde, et sest aga see on olnud siis, kui nemad on valmis olnud selleks, et see ei ole nüüd olnud see, et ma näen, et sul on seda vaja, nüüd mine ja ma viin su, vaid et me oleme ikkagi rääkinud ja jõudnud selleni, et nii ja, et nüüd me oleme valmis selleks täiendavaks abiks ja lähme sinna. Aga jah, et olge kaasas nendega, kes on teile lähedased ja keda saate toetada. Ja tahaks öelda, et on kasulik selle osas hoida silmad lahti, aga tegelikult on eelkõige oluline see, et hoida need kõrvad lahti ja kuulata. Ja mis ma võib-olla saan endale ja siin meile tegelikult 3-legi ülesandeks panna, et me siis üritame tegeleda sellega, et ka riiklikul tasandil need digitaalsed teenused laieneksid, need muutuksid rohkem kättesaadavaks, et need jõuaksid meie inimesteni. Ma ise mõtlesin ka, et ma mitte ainult teile seda purakat ei pannud, vaid ka mõtlesin ise, et mida mina konkreetselt saan teha, et võtan siin ka siis nüüd pühalikult lubaduse, et klastris me kindlasti pöörame sellele teemale rohkem tähelepanu ja kindlasti ootame kõiki, kellel on neid häid mõtteid, kuidas vaimset tervist tehnoloogiliste vahenditega toetada, kindlasti pöörduma meie poole, et isegi kui see mõte kunagi kuskile ei lenda, siis selline liikumine on hästi oluline, et neid ideid tekiks, mida siis lõpuks saab kunagi realiseerida ka siis läbi ettevõtluse ja läbi tehnoloogiliste lahenduste. Ja isiklikus plaanis, mina jätkan ikkagi oma ujumist ja olgu siis seal väljas külm, pihm või mis iganes, jumalasti aitab tõsiselt. Aga ma tänan teid, Ott ja Kadri, oli meeldiv hommik teiega siin istuda ja vestelda. Ja teile kõigile tänud liitumast ja endiselt üleskutse on õhus, et Tehnopolis linnakupäev kestab, nii et tulge vaadake, saab ronida, saab tutvuda ettevõtetega, saab kuulata Girly Stringsi, ühesõnaga minge vaadake kodulehelt, mis toimub. Aitäh teile kõigile! Jaa.